Tere õhtust, kallid televaatajad! Nii nagu on kõikvõimalikud saatekavad juba nädalaid kirjutanud, peaks kohe-kohe teie ette jõudma saade Edekabel 2002. Saade, mis just nagu oleks kokku võtnud selle aasta, lõppeva aasta, säravamad telesaated, säravamad inimesed, sündmused, nähtused. Küll aga oleme praegu silmitsi faktiga, et seda saadet täna õhtul ei toimu. Miks? Ei olnud aastas 2002 ühtegi säravat telesaadet, ühtegi säravat nähtust, inimest ega sündmust. Ja mitte ainult see ei ole põhjus. Nimelt, nagu te näete, on minu kõrval praegu tühi tool. Harjumuspäraselt peaks keegi minu kõrval olema, Hendrik Norman. Tänase päeva seisuga võib juba kindlalt väita, et me ei tööta enam koos. Meil lihtsalt tekkis mõningaid loomingulisi lahkarvamusi, mis tipnesid tõsise konfliktiga, millest peale mida enam koos jätkamine osutus võimatuks. Meid enam koos ei näe. Kui võttes nüüd arvesse need kaks põhjust, üks siis see, et ei olnud aastast 2002 midagi säravat ja teine, mis puudutab siis meie isiklikke ja tööalaseid suhteid, siis ongi siit üks ja ainuke loogiline järeldus, et saade Edekabel 2002 jääb täna õhtul ära. Me vabandame siiralt, kuid elus ei lähe tõesti alati nii, nagu me oleme arvanud. Sellegi poolest head vana aasta lõppu teile ja head uut aastat. Horisont Travel alustab taas otselendudega Costa del Solli. Lennud toimuvad igal reedel alates 18. aprillist. Hind koos majutusega alates 6000 . Ei no mida nad lubavad endale maisal? Kujutad seda? Kas me nüüd paneme telekat? Mis kinni? Ma lihtsalt ei saa aru, ma kaeban nad kohtusse. Nad lubavad nädalate kaupa saadet, ma olen seda oodanud ja nüüd nad ei tee mitte midagi. Hea tema täna valves on. Ema hakkaks nutma praegu. Omal ajal tegid Nõmmi Kaabel Poskin. Kõigil oli midagi teha. Oli kehva nali, aga tehti. Kes see Nõmmi Kaabel on? Koolis on õpetatud siis või? Not nii. Isa ootas väga seda saadet. Jah, me maksame maksud ära kõik, eks ole. Tegime need, mida lõikas kõik vorstid valmis, kurgid. Me lõhkusin viimase purgi lahti. Ja, sulle küpsised kõik. Kas sa tahad öelda, et ema lubaks sul 4 küpsist süüa? Ei luba! No võt! No mida me nüüd vaatame siit vanaasta õhtul siis? No võta vaata isegi. Midagi ei oleks, ole. Ehitussaade on. Noh, milleks seda vaja on? Vanaasta õhtul. Ehitussaadet. Ma saan aru, see on professionaalne ja kõik, eks ole. Aga vanaasta õhtul tahab inimene midagi muud. Sina ei saa aru, sina oled laps. Ja mis üldse kell on? Sina hakkab varsti magama sättima ja võtte pertses on see vanaasta õhtul. Aitäh sulle, Priit, sellel toreda lõigu eest, kus sa õpetasid meid jälle vineeri saagima. Aga nüüd läheme meie tänase saate kõige põnevama asja juurde. Me läheme külla prominendile ja selleks prominendiks on Raimo Kägu. Olemegi siis nüüd siin Raimo Kägu kamina juures, kus on väga hea soe tuli. Et hakkamegi siis nüüd, Raimo, sinu lahkel loal, sinu kodus, mida võiks isegi käopesaks nimetada, ringi hoomama. Raimo, sa oled pannud lambilakke. Räägi, kust tuli see vahva mõte? Et panna lamp just nimelt lakke. Noh, ma arvan, et ma ei ole ainus, kes on lambi just lakke pannud. Ma arvan, et lambi on lakke pannud ka Savisaar, Lang, Luik, Kilk, Lenk. Siin ei ole midagi imelikku.
aitäh sulle vastuse eest. Läheme liigume sinu hubases majapidamises siis edasi. Nii olemegi teinud juba suure tiiru siin sinu armsas kodus ja tundub, et oleme jõudnud sinu elamise vaata et kõige põnevamasse nurka. Siin oled sa ka ise palju ära teinud. Aga ma tahtsin küsida, et kus sul tuli mõte panna suurele toale 2 ust siia nurka? Ei no, selles mõttes üks viib nagu magamistuppa ja teine viib nagu kööki. Siin on siis nüüd köök, lähme piilume siia kööki ka. Oi, kui ilus köök, siin on tunda kohe naise ja perenaise kätt, tundub, et ikkagi naine on majas. Jah, ja pliit on ka köögis, see on ka tore mõte. Aga nüüd läheme siis vaatama edasi magamistuppa ja kutsun kõiki televaatajaid minuga koos Raimo magamistuppa. Tule nüüd sina ka, Raimo. Tule julgesti, ära karda, astu edasi. Olemegi siis nüüd jõudnud siia magamistuppa. Raimo, kus sul tuli mõte hakata nüüd Kristiinaga koos elama? Neiu, kust kohast teil tuli mõte hakata just nimelt televisiooni tegema? Väga hea vastus. Ja nüüd anname sõnajärje siit edasi Priidule, kes näitab, mismoodi oma vahenditega penni panna.